jäätis. Palun mulle üks jäätis. Oi, küll teie olete imelikud mehikesed. Kas te olete päkapikud? Vabandage, ma võin muidugi eksida, kuid mulle tundub, nagu meil oleks midagi ühist. Eks me olegi ju kenad naksitrallid. Jäätise kõrvale head hapud võtta. Rohkem jälle. Kui ma ettepanek liiga peale tükkiv ei ole, siis äkki võiksime teine kordki kokku saada. Keedaksime kakaod ja puhuksime mõne sõna juttu. See oleks hiigla vahva. Kutsuksin teid enda poole küll, aga mul ei ole ju üldse kodu. Olen lapsepõlvest saati lihtsalt niisama ringi rännanud. Nagu minagi. Milline haruldane kokku sattumus. Tuleb välja, et me kõik oleme ühesugused rändurid. Kas te ei leia, et me võiksime ühineda? Muidugi. Lausa hiilgav mõte. Aga enne ühinemist võiksime ehk veel ühed jäätised võtta. Annan üks jäätis. Mul on muuseas auto. Kui kellegi selle vastu midagi ole, siis äkki võiks olla meile nagu ühiseks liikuvaks koduks. Oi, mis võiks meil küll selle vastu olla? Selle vastu ei ole meil küll mitte kõige vähematki. Autoga on ju isegi päris tore sõita. Aga kas me sinna kolmekesi kõik ära mahume? See on furgoon, seal on ruumi küllalt. No jah, eks ka vanasõna ütleb, häid lambaid mahub palju ühte lauta. Ja kus sul see ratastega laud siis seisab? Postkontori juures panin enam paar tosinat kirja posti. Paar tosinat? No küll sul on siis ikka palju sõpru. Tegelikult otse vastupidi. Kirjutan ise endale. Kirjutad ise endale kirju? Tõsilugu, panen ühes linnas kirja posti aadressil nõudmiseni, siis sõidan teise ja saan seal oma korrespondentsi kätte. Igatahes on see väga omapärane kirjavahetuse pidamise viis. Tõesti teraselt välja mõeldud. Ehk võiksime veel ühed jäätised võtta. Äkki võiksime seekord šokolaadjäätist proovida. See on küll natukese kallim kui tavaline jäätis, aga ma arvan, et sellisel haruldasel kokkusattumisel ei tohiks meil paarist kopikast kahju olla. Olen üks šokolaadijäätis. Magus, veel palju magusam kui tavaline jäätis. Lausa suurepärane kissell. Kuidas, mis kissellist sa kõneled? Me sööme ju šokolaadijäätist, kui ma ei eksi. Palun vabandust. Enesestki mõistame saame šokolaadijäätist ja mitte kisselli. Mul on muuseas selline probleem, et erutuse korral lähevad mu magustoitude nimed väga kergesti segamini. Miks sa siis erutud? Siin pole ju millegi üle erutuda. Ega ma jäätisega oli erutatud. Meid erutab hoopis see, et ma leidsin endale teiesugused sõbrad. Ma olen ju terve oma senise elu üksikuna ringi rännanud. Mind erutab igatahes ka šokolaadijäätis. Ja ainult vaadake, kuidas mu keha erutusest väriseb. Sa ju külmetad. Oled endale jäätise söömisega liiga teinud. Arvatavasti. Enam ei maksa jäätis süüa. Kuid äkki võtame natuke jäätist tagavaraks kaasa. Mul on muuseas furgoonile külmutuskapp sisse monteeritud. Ohoo. Vahva. Siis võtame küll korraliku tagavara kaasa, kas või 2 nädalaks. Aga sellega on üks probleem. See töötab ainult siis, kui auto seisab. Sõitmise ajal võtab elektrivoolkabi võimatult kuumaks. Ja jäätis sulab üles. Kahtlemata. No siis oleks vist targem üldse jäätise tagavarast loobuda. Ka mina leian, et see on kõige parem lahendus. Kuigi ma ei taha teile oma arvamust peale suruda. Mu varbad on varsti külmast kanged.
Ehk saaks neid pisut muhvi külmutuskapis soojendada. Lähme pealegi. Ausalt öeldes põlen ma ammu juba soovist muhvi autot näha. Tänan. Kaugel. Ei tea, millal see muhv autoga kohale jõuab. Ära muretse. Mul on nii küll. Hea teed läbi. Magus ka veel. Vaata, kuidas punane. Keskel selle nina otsa värvis. Palun, olge nii lahked. Ohoo. Kodu. See sõna kõlab mu kõrvus veel magusamalt kui šokolaadijäätis. Lõpuks ometi olen ma oma pikkadelt rännuteedelt koju jõudnud. Minu paremini. Kui nüüd täiesti aus olla, siis mul on peale enda voodi asemel veel olnud üks välivoodi. Keegi peab vist kahtlemata põrandal magama. Kuid ma arvan, et me teeme seda korda mööda. Selle jaoks pole mingit vajadust. Ma pole elus veel kordagi voodisse heitnud, aga on alati kõige parema hea meelega kusagil looduses, kusagil metsa all. Kas isegi talvel? Ka talvel. Talveks olen ma nii habemesse kasvanud, et külma ei tasu karta. No siis on meil ju kõik mured murtud. See keha tuleb külmetamisest. Sa pead katsuma edaspidi vähem jäätis süüa. Täitsa õige. Iga kord, kui ma seda ära neetud jäätist maitsen, hakkab kehaga üks igavene jant peale. Aga miks sa siis jäätise söömisest üldse ei loobu? On olemas ka ju teisi maiustusi. Nagu näiteks kissell. Ma ei saa ju ometigi terve elu ainult kisselli süüa. Aitab lobisemisest. Kas siin vett saab keeta? Keeduspiraal on meil olemas. Seda võiks nimetada meie majapidamisjuhtuseks. Sellega saab tahtmise korral kasvõi terve järvetäie vett keeta. Kuid sellega on üks probleem. Töötab ainult siis, kui auto sõidab. Te ju ise ka saate aru, et on suhteliselt samal ajal keeduspiraali käsitleda ja roolida. Aga nüüd ju oleme ja elame me ju kõik kolmekesi koos. Sina võid rahulikult autorooli keerata. Küll meie kingpoolega keeduspiraali järele vaatame. Kas hakkame tõesti kisselli keetma? Iseenesest päris vahva mõte. Täna keedame midagi mõrut. Midagi hoopis mõrut. No kuule. Missugune kena mängu asi. Siiani oli ta mu ainus kaaslane. Vedasin teda mõnikord nööriga järel, et oleks seltsim rännata. Ma saan sinust aru. Ja kes saakski sinust veel paremini aru kui mina? Saan aru, et see väike elutu mänguhiireke oli ainuke asi, mis soojendas üksindas südant, kui ümberringi puhusid karmid põhjad. Nüüd aga kähku asja juurde. Muidu võib kingpool veel viimaks köha kätte ära lämbuda. Mis mõru lorri sa siis lõppude lõpuks mõtled keeta? Loomulikult põdrasambla teed. Muuseas, maailmas pole üldse paremat köharohtu olemaski kui põdrasambla tee. Aga kus sa kavatsed põdrasambla teed leida? Seda ei leia ju kaugelt iga metsaal. Sa vaata mu habet natuke lähemalt. Ega seal ei kasva mõni põdrasambla tutt. Kasvabki. Kas sul oma habemest kahju ei ole? Katkutud habene kaugeltki nii hea välja. Ega ma ei peagi ju habemetutti ära katkuma. Pistan habeme otsapidi tulisesse vette, küll siis pika aja peale köhavastane vägi põdrasamblast välja käib. Ah, niiviisi. Niiviisi. Alustame. Kiire.
me oleme siin juba olnud. Kas tiirutame sihitult mööda linnatänavaid või oleme eksinud? Kõigepealt Kingpool tuleb meil tegeleda sinu köhaga. Küll siis on aega vaadata, kuhu edasi sõita. Miks nad hoopis mun apteegi juures siin ei tea? Apteegides millaks ju köhavastaseid rohke ja tilkasid. Ei, mingite köhavastaste tilkade ja tablettidega ei maksa siin üldse jamama hakata. Kõikide murede algus ongi see, et pööratakse loodusele selg. Ise oleme me ju ka osakesed loodusest. Looduslikku köha tuleb ära hoida, looduslikku põdrasambla teeda. Juba aurab. Varsti võib habeme sisse pista. Kas see põdrasambla tee on väga mõru? Hirmus mõru. Mõruduses ei pea sa pettuma. Mu köha vist jäigi juba üle. Kus köha kõige kõvems ja läbi kõige lähem. Juba hakkab mullikesi veepinnale jama. Nüüd võibki vist habeme sisse pistma hakata. Mis te jorrotate nüüd siis? Ja muuseas väga vahva liiklusummik. Ma polegi enne nii vahvat liiklusummikut näinud. Juba hakkas mullikesi veepinnale ajama. Kui me siin liiga kaua seisame, tuleb keetmisega otsast peale hakata. Kahjuks pole midagi parata. Auto ei mahu mida pusakit läbi. Sa keera kas või tagasi. Mõtle Kingpoole peale. Ma mõtlen Kingpoole peale tema kurvale elusaatusele. Ei ole nalja asi maailmas üksikuna nii teha. Ainukeseks kahtlaseks vaid väike elu mänguhiire. Ma räägin Kingpoole köhast. Ja köhaga muidu. Aga kahjuks pole võimalik mul keegi sõtta. Põhjuseks pole muud kui eemaldumine loodusest. Inimesed hakkavad jändama igasuguste autod muutuvad laisaks ja ei viitsi enam jala käia. Aga ise istud sa ju ka praegu mugavalt autos. Ja mis siin naljakat on? Istun siin selleks, et keeta sulle põdrasambla teed, et sa saaksid oma hirmsast köhast lahti. Palun teil mitte erutada. Erutusest ei tule kunagi midagi teha. Parem koodi mingisse perega autost välja ja uurime, milles see liiklis on nüüd. Jah. Kauem. Jõudame nüüd. Ei ka siin tabi sees kinni või? Igatahes. Igapäevane lugu. Ah, igapäine lugu. Kas siis sellist segadust juhtub sageli? Igatahes. Kogu selle kurja juhul vanatädidus, kellel meil kasse toita. No niisugusest loomaarvamisest mulle mina küll esimest korda. Kõik linnakassid käivad tema juures. Ta tellib neile kala ja isegi piim tuuakse autoga kohale. Igapäevane lugu, nagu ta ütles. See on küll kõige suurem loomaarvamistus, mida minu silmad näinud. Jah, ka mina armastan loomi. Aga neil igasugusel armastusel peaks olema mingisugune piir. Ka mina tulen, et kassi saab armastada ainult 1-2 või jäämisel kui 3 kaupa. Neid rohkem ja loomaarmastus minu jaoks lihtsalt koorma. Igatahes, kui võid mõelda, mitu koormatäit ma olen pidanud neile head värsket kala ette vedama. Aga mis häda pärast see vana inimene terved kassikarja toidab? Võib-olla lihtsalt harjumusest. Või mine sa seda tead, vanavistumus asi. Võib-olla saab sellega õndsaks. Niisugust õndsaks saamist tahaks ma enda silmaga ka näha. Lähme käime seal vana inimese juures ära. Nii kui nii ei tule tee keeldimist praegu mitte kui midagi välja. Sellised autod ette. Ja, on ikka kisa ja kraunimist. Vabandage.
kas saaks teiega paar sõna? Istuge. Eile ja meelega kakaod ja küpsetaksin kõlapirukaid. Armastan kohutavalt alamrukaid kakaoga. Aga selleks läheb alati just nendest toiduainetest on praegu väga suur puudus. Teame, piima ei jätku isegi rinnalastele mitte. Aga kas siis kassidele jätkub? Mitte sinna poolegi. Kasse tuleb mul iga päev tosinate kaupa juurde. Või kui asi niimoodi edasi läheb, siis nad enam varsti üldse enam kohta täis. Aga lubage küsida, miks te üldse seda kohutut kassikarja koldate? Nad ei päevad süüa. Mis sa paruta? Kas tunnete tõesti kõikide kasside vastu nii suurt omakasu püüdmatut armastust? Kõikide, kes sind raunuvad. Kulla noormees, kuidas me saaksime neid kõiki kassi armastada? Juba ainuüksi alustasside pesemine võtab mul päevas nii palju ära, et armastuseks jääb seda väga vähe järele. Ma armastan ainult ühte kassi, oma Albertit. Ma pole küll eriti suur alustasside küsija. Nüüd leian ka, et kassi saab armastada ainult kahe järgmisel või kolme kohta. Kas siis teised kassid on siin Alberti kõrval kontvõõrad? Mis teha, kui nad siia kokku kogunevad? Ma pean neid tahtmata toitima. Muidu nad sööksid kõik Alberti eest ära. Pole kedagi, kes mind sellest lõhkusest vabastaks. Kui keegi saaks need kassid minema toimetada, oleksime kõige õnnelikum. Nõnda lood. Ma usun, et me saame teid aidata. Õnnistagu teid taevast, ma lihtsalt ei tea, kuidas teid tänada. Te olete nii päästjad, te kinnite mulle õnneliku ja rahuliku vanaduse. Too see auto siia, ma kohe selgitan. Võta oma kassid siit tihti. Tulge siis. Kohe selgitan. Me seome minu mängukiire Muffi autole järele ja kui Muff piisavalt kiiresti sõidab, ei saa mitte ükski kass aru, kas tegemist on päris või mänguhiirega. Ahaa, sa arvad, et kassid hakkavad hiirt taga ajama? Kahtlemata. Vähemalt võib proovida. Tee ka valmis. See kõva, see umbsell. Minu kallis hiireke. Ma ei arvanud kunagi, et meie seiklused nii kaugele jõuavad. Ma loodan, et ta tuleb ikka sellest elus. See ots on ikka väga ilusti värvitud. Lähme see. Sisse pista. Vaata, mis saab hakata. Põruta! Vajutame gaas põhja! Ettevaatus, teie vesi loksub maha. Me peame ometsi ka mingi poole kehaga tegelema. Kas sellist vennimist nimedad sa minu hiire päästmiseks? Kassid on kohe siin ja siiski su annad mu hiirekese alastamatult lõhki. Sõida poolt, sõida! Nüüd on küllalt kassi pole enam maha. Ja need metsad tahavad maha. Nüüd ma usun tõesti, et mu hiireke on pääsenud. Me olime ikka hiiglavõimsad. Loodus, olgu tervitatud loodus. Lõpuks ometi olen ma jälle looduses. Kas teate, naksitrallid, mida tähendab õnn? Õnn on see, kui su mänguhiireke on ikka elus ja terve. Olgugi ta rattakesed veidi rohkem kulunud kui enne. Teate, naksitrallid, täna on meil väga tähtis päev. Saime täna esimest korda elus kokku. Seda peaks kuidagiviisi tähistama. Tänast tähtsat päeva tähistad sina kingpool sellega, et jooda rappedrasambla tee, mis ma sinaks hoole ja armastusega kokku keetsin. Kas kõik? Kõik, viimse kui tilgani.
see pole õiglane. Mu südametunnistus ei luba seda. Linnas on rinnalapsed ilma piimata, aga samal ajal võib juua minusugune hulkur õilsat põdrasambla teed nagu vett. See oleks rinnalaste suhtes liigselt ülekohtune. Mis sa keerutad? Põdrasambla tee on niivõrd mõru, et mitte ükski normaalne rinnalaps ei võtaks seda suu sissegi. Niivõrd mõru. Võta ennast ometi kokku. Mis see paar mõru lonksu mehele ikka teeb? Kas te arvate, et ma kardan või? Valmis. Potil on põhi peal. Õige, just nii peabki põdrasambla teed jooma. Aga mis nüüd edasi? Kas teeme lõkke üles? Põdrasambla tee on kingpoolele hirmus hästi mõjunud. Kohe tulevad head mõtted. Muidugi teeme lõkke üles ja siis korraldame ühe väga ahuvase äraolemise. Mul on muuseas mõned vorstid järel. Plaanisin neid küll oma sünnipäevani hoida, aga praegu lähevad need palju paremini asja ette. Kuidas su sünnipäev on? Umbes 2 nädala eest. Sünnipäevani on peaaegu terve aasta aega. Aga nüüd, kui te mind vabandaks, ma käiksin lähimas linnas ja tooksin oma posti ära. Sa mine käi linnas, meie hakkame kingpoolega lõket sättima. Nüüd posti. Millest me siin talvisest metsast seda lõket teeme? Mis talvis? Poiss, sina pole veel talvis. Küll on soe isegi, et palab juba. Vaata, et mu habe põlema ei lähe nüüd. Tead, selle kasvatamine, see 20-30 aastat. Varbad on juba lillaks sellest külmast tõmbunud. Vaatas need jahivarstid. Hoia. Ma panen nad siia ükshaaval peale. Vaata, kes kohale jõudis. Läheb siis läbi, ei lähe. Läks. Kui ägedad varstid. Põranda katte puhul naturaalselt ja vastupidavalt alati korraga ei saa. Tõesti? Aga mis seal veel huvitavat on? Tuulega läks tuleroaks 30 hektarit kuiva metsa. Need on need talunikud. Aga mis seal veel huvitavat on? Tähelepanu. Meie linna kohale on kerkinud kassitahel häda. Sa vorstus. Mis juhtus? Palume säilitada rahu ja korda ning sulgeda kõik aknad. Linnale lähenevat kassi jälgitakse pidevalt helikopteritelt. Nende liikumistest teatatakse elanikkonnale raadioteel. Palume vältida igasugust paanikat ja hoida koeri ainult siseruumides. Vabatahtlikke kassipüüdjaid registreeritakse tuleteel Ülemaa juures. Vaat, kus lops, näe, mis meie kuulsusrikast kassi hiiresõidust välja tuli. Linnas on peaaegu sõjaseisukord. Ja mõelda, et meie selles kõiges süüdi oleme. Mismoodi meie? Meie sidesime ainult mänguhiire autole järele. Aga äkki peaksime ennast tuleteel Ülemaa juures registreerima? Rumalus! Ühe linna oleme kasside käest päästnud. Teised linnad peavad igatahes ise oma muredega hakkama saama. Mitu kirja said? 11 ja ühe uusaasta kaardimisjoni ajame, et liiga vara posti pannud. Sa loe mõni kiri meil ette, ehk see peletaks meie mõtted nende neetud kasside juurest eemale. Aga kuulge, siin on üks täiesti ootamatu kiri. Mismoodi ootamatu? See pole ju üldse minu käekiri. Väga austatud Muh. Teile kirjutab vanainimene, kelle juures te koos oma sõpradega kassi kirjana toimetasite. Suur tänu teile.
kõigile nähtud vaeva eest. Kahjuks on aga juhtunud tõsine õnnetus. Teiste kassidega koos jooksis ära ka minu isiklik Albert. Nüüd on mul väga valulikas ja ükskõine ilma Albertita oma vanaduspäevi mööda saata. Aga palun teid väga, et te Alberti mulle tagasi tooksite. Te tunnete Alberti kassikarja hulgast hõlpsasti ära. Ta on ilus valge kassike. Ta on viisakas ja tagasihoidlik ja mitte hoopiski säärane nagu teised. Kaelas on tal sinine kaelatellistele kenadust ja armsust juurde annab. Teid ja teie sõpru väga-väga ootama. Muidugi mõista koos Albertiga. Siis keedavad kakaod ning küpsutame kooki. Säh sulle kooki moosiga. Mis muud, kui hakkame püünis sättima. Et olemegi siis kolmekesi ühed toredad kassipüüdjad. Ilus amet küll. Pane oksi juurde. Miks sa ise sinna auku ronid? Võta välja, palun. Tule siia. See kass ei leia seda auku leivki. Leiab. Kassil on hea nägemine, ma tean küll. Ma arvan, et nüüd on küll. Ja siis see kukub. Nüüd peid, muidu kass leiab meid. Siis tuleb see hoopis meid. Kahjuks pole ka mitte valge, vaid hall. No aga viime siis vanainimesele vähemalt halli kassi. Tal on samuti vahel kaelas, olgugi et see on hallikas pruun, mitte sinine. Kui valget kassi kusagilt võtta pole, siis loodame, et hall suudab ikka vanainimest rahuldada. Sööme ennem ikka kõhu korralikult täis ja siis magame ikka niimoodi, et keerame külge kah. Minu arvates on homme just õige aeg kass vanainimesel ära viia. Võta, ma jään autole lähema. Äratus melke koogiga kakao peale. Kus Mohv on? Mohv? Kas ta siis magama ei heitnudki? Õhtu leitis magama nagu ikka, aga praegu on ase tühi. Mohv, kus sa oled? Mohv. Olen siin. Olen üksinduses. Ta on üksinduses. Alles eile sooritasime koos kangelasteo, aga täna nutab nagu mõni pisike laps. Mohv, mis sa siin ometi teed?
olen siin üksi. Ma lugesin kirju. Ma polnud juba viimase kirju veel üldse lugenud. Ah, et sina oled üksik. Aga kes siis meie Sammal Habemega oleme? Kas mitte just sinu sõbrad või kuidas? Ise sa ronisid siia. Mitte keegi pole sind sundinud. Palun vabandust. Enesest ei võista, et olete mu sõbrad. Ma olen lihtsalt nii hullud kirjade mõjuvad. Mis sa seal kokku oled kirjutanud, et see siin nii rööpast välja võib viia? No eks kuulake ise. Kallis mu vaene väike. Kindlasti aimasugi õnnetu, ma olen neid ridu sinu poole teele saates. Olen nii üksik siin suure maakera peal. Mul pole suruda kellegi kätte, tead kallis, ma pean isegi sõpra. Mis pärast sa ennast nende kirjadega niiviisi kurvastad? Mis mõte sellel on? Olegi mingit mõtet. Olen lihtsalt nii ainult neid kirju saakma ja saama. No selle tobeda harjumuse harjutame me sult küll kohe välja. Ja kui sa tõesti ilma kirjutamiseta ei saa, hakka näiteks luuletama. Ma usun, et ka Sammal Habemel oleks tore just sinu luuletusi lõkke ääres kuulata. Mulle meeldivad eriti loodusluuletused. Tänan, sõbrad. Nüüdsest peale ei kirjuta ma enam mitte ühtegi luuletust. Nii kindel, kui mu nimi on Muhv ja mitte Labakinnas. Ja nüüdsest peale kirjutan mu luuletusi, mis on täis magusat kurbust ja valu. Mina eelistan siiski magusat kooki koos magusa kakaoga. Lähme viime kassi vana inimesel ära. Küll siis sa jõuad luuletada nii palju, kui süda kutsub. Paistab, et kass magab. Siia pärast pääseb. Lausa laiskloomalikult laiskloom. Ta võiks meile hetkekski otsa vaadata, aga võib-olla ei tee ta ka seda sellepärast, et tunneb lõksu kukkumise tõttu magusat valu ja kurbust. Seepärast pääseb just tema vana inimese hoole ja armastuse alla, kui me siin liiga kaua ei lobise. Parem mõtleme välja, kuidas ta august kätte saada. Võiksime Muhvi nöörredelina kasutada, ka asi oleks nalja asi mööda Muhvi üles valida. Ma parem olen autole lähemal. Nii saab. On see vast raske kiisu. Ma tõmban oma selja niimoodi ära. Ikka sigav loom. Vana inimene ootab juba. Käima kassile natuke vorsti kaasa osta. Vorst on kassile tähtis toiduaine, et näljas ta teekond ei lõpeks maine. Alles pool tundi tagasi hakkasid sa luuletama ja juba tulevad sul riimid välja. Viimaks te jõudsite mu kullakesed. Kakao sai just parasjagu valmis. Kook aga ootab teid varahommikust peale. Ma arvan, et katame lauad siia samasse. Aega värske õhu kätte. Lähme natuke sinnapoole. Siis on siin hea puu all istuda. Lood oled sa
see kast ikka rõdub. Kuidas muidu? Oma Albertit olen ma armastanud sellest päevast peale, mida pisikise abitu kassipojatusena üle mu maja läve astus. Albert on kõige parem ja viisakam kass, selles linnakeses üldse on elanud. Aga pole ju üldse. Õigus, pole ju üldse midagi halba teinud. Albert on alati nii armas ja tagasihoidlik olnud. Albertile meeldib väga ujuda, ma viin seda alguseks ajaks välja. See vana inimene, jah. Sõrm. Mida see vana vahetama meeldib? Mina ikka saame ilusi šärmi, alati vanadused ei midagi. Noorused oluksid. Ma olen veel ilusi. Võimas! Ongi Albert. Täitsa halb. Hästi, see on vana inimesed selle karvakuse siin. Nii ta lähebki minna. Ja nüüd, mu sõbrad, veits puhkusele sõita. Äkki siin on mere raamatulsasid nii toredasti mu muudil. See oleks hiigla vahva. Ma juba tunnen, kuidas mu varbad igatsevad rannaliiva sisse pugeda. Aga äkki ennem käime linnast läbi ja ostame natuke vorsti kaasa. Hea mõte. Lähme nüüd tee peale tagasi, mis me siin mööda metsa sõidame. Ega mina pean kõik töö ära tegema. Kuhu sa sõita tahad? Eks kooli, ma käin õhtupoolses vahetuses. Kuule juttu siis peale. Vanasti käidi koolis ikka ranitsaga. No vanasti jah, vanasti polnud häda midagi. Nüüd on linnas rotiuputus. Eile närisid rotid meil linnas 78 ranitsat puruks. Linnas ei julge jalgsi käiagi. Supipotis on mul koolivihikud ja õpikud. Leti peale roti hambad ei hakka. Ja kool käib ikka edasi. No praegu veel jah, praegu katsetatakse kassirõhnaga. Üks väike vanamuid käib oma kassikestega kõik klassid läbi, sest nii pidi kassirõhn koolimajja maha jääma. Paistab, et kassirõhn pole mõjunud. Vahetatakse korras õmblusmasin siinse tubli murda kassi vastu. Ostan hea kassi või sügema pulvad värskelt roti võtki. Kiiresti söökida võtta kassi. Vahetatakse kiiresti tubli kassi. Kassi. Me ei võisi võimeldada. Ja rottidel tarvitses ainest aga, kui need kiiremas korras kohale võtta. Kui sa pead seda autot puidutama, See on ikka vana loomu.
Lubage teid autasustada aumedalitega kassi- ja rotivastases võitluses üles näidatud vapruse ja leidlikkuse eest. Aurahad on valmistanud meie kõige parem kullasse. Nendel on kassipilt peal, et oleks näha, mille eest nad on välja antud. Soovin teile ka edaspidiseks edu ja tugevat tervist. Tänan ja ei tohi unustada, looduses peab valitsema täielik tasakaal. Sellega on meie ametlik osa lõppenud.